Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist rallisõbrad, ütlen meile teile siin Monte Carlo ralli teise päeva lõpul, reedel, endiselt stuudios Gunnar Leheste ja Roland Poom. Tervist. Ja võtame kohe telefoniühenduse Kapiga, kus on meil reporter Jaan Martinson. Tere, Jaan! Tere! Kuidas ilm on? Me nägime päris hullu vihmasadu viimastel katsetel. Seal, kus sina hetkel oled, 50 kilomeetrit Kapist, kuidas seal olukord? Ütleme niimoodi, et ma vist kajastun umbes 7. Monte Carlo rallit ja nii erinevaid olusid ei ole ma varem tõesti näinud. Kui me hakkame siit kolmapäevast tulema, siis kolmapäev oli täielik jäide, et hommikul astusid hotellist välja ja lausk jää oli kuni parklani välja, sinna oli umbes 200 meetrit minna ja ütleme niimoodi, et nippa-nappa, et kont ära ei murdnud. Eile oli siis lihtsalt külmunud pinnas. Ja nüüd lõi siina plusskraadid. Mul on praegu akna taga +9, aga täielik paduvihm. Ja homme lubavad, ma vaatan just ilmaennustust, lubavad lund siia ja ümberkaudsetesse mägedesse. Aga see, mis toimub nüüd Monaco ümbruses, kus pühapäev viimased katsed sõidetakse, seal on praegu vihmasadu ja samamoodi lubatakse siis ööl vastu pühapäeva umbes 10 kraadi külma seal mägedes. Ja millised need teeolud saavad olema, see on täiesti ennustamatu ja samas ka mõistetamatu, kui praegu sajab paduvihma ja lööb nüüd 10 külmakraadi peale. Teed ilmselt on libedad. No, mis sa tänaste olude kohta ütled, kui sa seal Otiga kas või päeval rääkisid või kuulsid, mis teised rääkisid, siis ega väga rahul ei olda sellega, mis seal mägedes toimub, aga see ongi ju Monte Carlo ralli, eks? See ongi Monte Carlo ralli ja tegelikult ega need keegi ju midagi halba ei öelnud selle päeva esimese ja siis pärastlõunase esimese katse kohta, et seal need viimased kilomeetrid olid jäetunud, seda teadsid ju kõik ette. Aga mis oli kõigile natuke üllatuseks, oli see, kui mudaseks ja kruusaseks, seda sai ju telepildist ka vaadata, muutusid teed järgmistel katsetel, kus teoorias oleks pidanud olema korralik puhas asfalt, aga puhtaks seda kindlasti pidada ei saanud ja vist oli see Kalle Rovampera, kes ütles, et slick-kummidega tuli sõita kruusarallita. Jah, nagu vahepeal oli selline vaatepilt, et viska rätik liiva peale ja võta päikest, et päris palju liiva oli seal raja peal. Aga räägi veel üllatustest siis, kas see, et Ott alustas päeva liidrina, aga hetkel on siis 3. kohal ja kaotust 25,3 sekundit Evansile, on see üllatav? See ei ole üllatav, see oleks üllatav olnud mõned aastad tagasi, kui Ott üritas mängida tõesti rallidel kangelast ja siis oleks 2 võimalust olnud, eks, kas ta oleks olnud liider või siis ta oleks olnud rajalt läinud. Aga praegu võtab mees asja mõistusega ja kui tal tõesti ei ole mugav sõita ja kui ta tõesti seal jää peal ennast ebakindlalt tunneb, siis on tõesti targem võtta see 10-15 sekundit kaotust, kui rajalt välja sõita. Ja tegelikult eks need probleemid ole siin paduvihmas, nagu ta ütles, ta ei näe lihtsalt autoaknast välja ja see on kindlasti tõsine probleem ja selge see, et sa pead sõitma sedavõrd turvaliselt, et sa püsiks rajal. Võis ju näha, et mis Osieega juhtus pärastlõunasel esimesel katsel, kui ta jäädel väga hakkama ei saanud ja kaotas 20+ sekundit. Ütleme niimoodi, et ta teele jäi, et seal oli kohti küll, kus ta oleks võinud välja sõita. No ta peaaegu sõitiski jah, et 2 väikest piruetti ja rehvi purunemine, Ott vahepeal tõusis teiseks, aga ma ei tea, palju seda viimast katset nägid, seal Ogier oli jälle omas elemendis.
No Ogier on Ogier, ega temaga on siin ääretult raske võidelda, no ta on ju ise kapist pärit ka ja ta on kogu lapsepõlve kõikides nendes mägedes veetnud, küll suusatajana, küll rallimehena ja tal oli vist 12. Monte Carlo ralli. Just. Ja kui keegi üldse olusid teab, siis on see Ogier ja ma jällegi meenutan, mis eelmine kord ka rääkisime sellest, et kõik hõiskavad, et näed, et homme tuleb lumi, sajab maha ja siis on äkki võimalus on Ogier. Mäletame, see oli vist kas 2 aastat tagasi, kui ta ühe lumise katsega võitis teiste vastu 1 minuti. No tegelikult selle 1 minuti sisse mahub hetkel 5 meest. Kindel on see, et ralli pole enne läbi, kui viimane auto on viimase katse finišis, et kas need kõik 5 meest konkureerivad kõigile 3 poodiumi kohale hetkel? Teoorias küll, aga ma ikkagi pakuksin, et Kalle Rovanpera ja Thierry Neuville, nemad pigem pääsevad poodiumile siis, kui eest keegi ära kukub. Ma siiski väga kahtlen selles, et kas Thierry Neuville oma uue kaardilugejaga suudab kedagi siit eestpoolt üle mängida puhta sõiduga ja samamoodi ka Kalle Rovanperaga. Aga kui me ralli lõpeb siis, aga tuletame meelde, et räägitakse, et asjad lõpevad siis, kui 2 naine on laulnud. Aga ilmselt see laul tuleb siis Monacos. Aga tõesti, enne ei saa mitte midagi öelda, eriti veel see punktikatse pidavat olema ääretult keeruline. Ma rääkisin fotograafidega, kes olid kõik raja läbi sõitnud ja nad ütlesid, et see on alamäge ja täielik jää. Ja kes julge vajutada, kes ei julge vajutada. Mäletame, kuidas Ott Tänak mõned aastad tagasi just selle viimase punktikatsega, kui tal olid 2 silindrit läinud ja just seal alamäel suutis ennast poodiumile sõita. Nii et kõik on võimalik. Palju, Jaan, seal neid fotograafe ja ajakirjanikke üldse on? Me teame, et Eestist oled sa vähemalt suleseppades küll ainus, kes sinna julges minna. Tegelikult küsimus võib-olla pole julguses, võib-olla küsimus on pigem selles, et kuivõrd palju siia üldse lubati, et mina olen see, kes on nii-öelda permanent passi omanik, et siis käin läbi kõik need MM-rallid, aga tõesti ajakirjanik on ääretult vähe ja just Monte Carlo on ju see koht, kuhu on väga suur tung ja kõik tulevad siia, esimene võidukihutamine, aga praegu on tõesti sõitjatel väga hea rahulik elu, 2-3 intervjuud pärast siis stindi lõppu ja kõik võivad rahulikult oma asju ajama minna. Tavaliselt on ikka Monte Carlos on nii, et intervjuu otsa. Aga tähendab see rahulikumalt elu ka sinu jaoks, on sul seal vähem tunglemist seeläbi? Ja ei, seda kindlasti ja Ott Tänakul on õnneks olnud minu jaoks ka aega ja suured tänud tema tiimile, kes on alati näidanud, et näed, et siin on Eesti ajakirjanik, et ole Jaan, nad on intervjuu ja Ott on väga sümpaatselt siin intervjuusid jaganud isegi täna, kui lõunapaiku tal just kõige paremini ei läinud, aga ta seletas asja ilusasti lahti ja ma arvan, et saame oma tööga kõik siin hakkama, nii meie kui ka rallimehed. Mis sa homsest päevast ootad üsna kummaline päev, 3 katset ainult, et mis programm teil seal ülejäänud päeva? Diskot teil ju ei ole, et teil on ju lockdown. Ei, diskot ei ole, aga nad ju hakkavad sõitma sinna samusesse Monte Carlo poole ja kui mina olen see luksuslik persoon, kes sõidab mööda kiirteede 130 rauas, siis nemad peavad ju sõitma mööda mägiteid. Ma olen ka selle mägitee läbi sõitnud ja see ei ole eriti mugav. See on paras kiirutamine ja kaarutamine, tšikaane palju ja kõik, et nad ju sõidavad selle 2 esimest katset, hoolde paus, siis hakkavad Monaco poole minema, teevad vahepeal 1 katse ja siis kiirutavad ja kaarutavad, kuni lõpuks kodus on.
Oota, aga miks nad ei või mööda kiirteed oma rekkadega minna? Sellepärast, et ei, rekkad lähevad mööda kiirteed, aga rallimehed ei tohi minna, jah. Sellepärast, et neile on ette antud marsruut täpselt, mida neil tuleb läbida ja see on siis paraku see nii-öelda väiksem tee, vägine tee. Ja vahetad sina ka homme õhtul hotelli siis, jah? Ja ka mina vahetan homme hotelli ja lähen Nissi ja siis sealt lähen edasi Monte Carlosse pühapäeval ja loodan, et saab intervjueerida Ott Tänakut mitte pärast ralli lõppu, vaid pärast pressikonverentsi, mis tähendab seda, et ta on pääsenud poodiumile. No hetkel ta selles poodiumis kinni on. Aitäh sulle, Jaan, tänaste juttude eest ja kohtume homme uuesti. Kohtume. Nii, Roland, sellised jutud siis Jaan Martinsonilt täna. Alustame nüüd seda rallipäeva kuidagi nüüd kokku võtma, et mis meil tänasest päevast kõige rohkem meelde jäi peale selle, et Ogier on ikkagi Ogier ja kavaldab kõik üle? No, ma küll jälle natuke võib-olla vaidleks Jaanile vastu, et Rovanpera ja Neville puhta sõiduga poodiumi mängu ei lähe. Pigem ma usuks, et Rovanpera on väga poodiumi mängus sees. Kui me vaatame kas või tänaseid katseid, siis üks katse oli, kus ta ühes esimestes kurvides sõitis lihtsalt põllu peale, mida tegid kümned sõitjad seal samas, et väga trikki koht oli. 600 meetrit peale katse algust. Just, et kaotas sinna siis üle poole minuti. Ja see oli ka tegelikult ainuke viga. Ja kõik ülejäänud katsed tegelikult, kui me võrdleme siis puhtalt täna poodiumi viimase astmel oleva sõitjaga ehk Ott Tänakuga, siis tegelikult ta ülejäänud katsetel võitis vist teda, kui ma ei eksi, nii et ilmselgelt on Rovanpera poodiumi heitluses sees. Aga jaa, nagu ta Ogier kohta ütles, väga nõus, et vahet ei ole, mis olukorrast on, et ikka tuleb hommikul ja paneb. Et eile ma korra ütlesin, et tundub, et äkki on nagu vanaks jäänud. Pildi järgi vähemalt oli, nägu oli kuidagi vanem ja soeng oli teissugune, et tundus selline vanaks jäänud, aga ei mainisime ka, et kui ta tuleb ikkagi hommikul nagu paneb, siis on teada, et ta on ikkagi heas vormis ja tuli tegi seda. No kui sa Kalle Rovanperast juttu alustasid, siis tegelikult ju Kalle sai ka liidri kohta nautida. Ma ei tea, kas ta oli see nüüd esimene kord üldse rallit juhtida? Ei, minu meelest ei ole. Ta on ikka varem ka juhtinud rallit. Okei, igatahes ühe katse siis kahjuks sai ainult liidri kohta nautida, sest sai enne 4. katset 10-sekundilise ajakaristuse, jäi siis minutikese kontrollpunkti hiljaks. No ta ise ütles, et ta ei tohi öelda, mis seal siis lahti on, aga Latvala, kes siis ka lõpuks pistis peaselt servicepargist välja ja andis päris pika intervjuu All Live'ile, ütles, et tal hakkas seal armatuuril peal mingi tuluke põlema, võttis siis kohe kõne staapi ja seal koos tehti autole restart ja saadi sellest probleemist jagu. No Latvala küll viivitas oma selle vastusega päris pikalt, et tegelikult otsis sõnu, ega nad ei taha välja öelda, mis seal siis tegelikult autol viga oli. No pigem vällitakse ikka jah, et tegelikult kui me oleme vaadanud, siis Hyundailt me ei saa mingid vastuseid ja kõik jäävad lihtsalt oletusteks, mis autol viga on. Toyotalt pigem saame, aga ju siis ega tegelikult me ei tea, kas üldse oli mingi selline olukord, et võib-olla hoopis ka Jonne Haltonen Rovanpera Karluga lihtsalt pani segast ja tema põhjusel see tuli ja kuidagi oli vaja see viisakalt ära lahendada see olukord, sest Jonne konspektid sassi, jah. Just, et Jonne Haltonen on ka varem tegelikult Rally Estonial oli see minu meelest, kui natuke valearvutused olid ja tegelikult on seal tal veel olnud veits jamasi, kus ta on ajakontrollpunktist, siis seal vahepeal on selline 3-minutine auk seal autost välja läinud ja seda teha ei tohi, nii et on ka sellest veel trahvi saanud. Me ei tea, võib-olla see oli hoopis Karluga ja pangepanek veits. Aga hoolimata ikkagi sellest 10 sekundist on ta hetkel 4. kohal ja kaotab Otile, kes hoiab viimasest poodiumikohast kinni 27,8 sekundit. Ikkagi päris üllatav minek kõik need 2 päeva noore poisi poolt. No pigem ikka väga, sest no isegi me võtame selle väikse väljasõidu
maha, pluss 10 sekundit trahvi, ta oleks liider tegelikult praegu ju. Et 57 sekundit oleks seda kokku ja 4 sekundiga ühiks rallit, aga need on oleksid, et aga selles mõttes see annab nagu aimu, kui hästi teda sõitnud tegelikult on, et üks siis sõiduviga ja üks mingisugune muu viga ja see ongi põhjus, miks ma ütlen, et ma ei näe üldse põhjust, miks ta ei peaks poodiumi koha peale sõitma hakkama homme. No Monte Carlo ralli sel aastal on erinäoline, eelkõige selle poolest, et mitte me ei alustanud neljapäeva õhtul seda pilkases pimeduses, vaid alustasime reedel. 2 esimest katset olid ju kott pimedas. Seal Ott hakkas aega kaotama, väga palju spekuleeriti, et kas Ott ei ole ikkagi see kõige parem pimeda sõitja, aga seal selles pimedas oli ka teistel Hyundai meestel väga suuri raskusi. Kuidas sa neid pimedaid katseid vaatasid ja mis mõtteid tekitas? Päris tummine oli selles mõttes, et tegelikult pimedas on heades oludes on veidi lihtsam tegelikult sõita, et sul on nagu konkreetne pilt ees, mida sa ainult näed ja muud ümbritsat ei näe lihtsalt ja ongi lihtne, et hommikul meil tegelikult vihma ei saanud. Nähtavus oli selles mõttes okei. Kuigi udu oli kohati päris korralikult, et eriti katse alguses, kui ma panin tähele, kus Neville proovis erinevaid tulelahendusi ja nagu nähtavust ei olnud lihtsalt, et sellistes oludes on ikka väga keeruline sõita pimedas ja no eks seal jälle kohati oli okei, kohati mitte. Nii et ma ei tea, selles mõttes, et eks nad kõik on pimedas päris palju sõitnud ja see pime nüüd otseselt ise midagi ei teinud, et tavaline katse selles mõttes. No Ott siis langes 3. katsega korraks 4. Ja püsis seal siis 4. katse lõpus ka ja 5. katsel oli ta juba tänu Rompera väiksele äpardusele tõusnud poodiumi heitlusse tagasi. Vahepeal käis ka teisel kohal ära. See oli siis tänu Ogier piruettidele ja refi purunemistele. Mis me Oti tänase sõidu kohta ütleme? Jaan mainis siin ka intervjuus, et tema Jaanile omakorda oma intervjuus, et kõige mugavamini selles autos ei tunne ennast. Ega siis ei maksa vist hullu panema hakata ka tõesti? Ei, kindlasti tasu hullu panema hakata, et no pigem jääb nendest intervjuudest ja mingitest sellistest infokildudest mulje, et ega ta selle autoga nagu rahul ei ole. Ja kui ta ütles, et ta ei ole nüüd siis veidi üle aasta kiiresti sõitnud, mis ongi siis Hyundai aeg, et fännid olid väga varmad sealt ridade vahelt lugema, et see oli tegelikult kriitika natukene võib-olla isegi Hyundai pihta. Pigem nagu tunduks, et on jah, et kui ta nüüd ei teine variant on see, et aasta aega pole kiiresti, et peale eelmise aasta Montet, siis võttis oma maha, ja seda ma ei usu, et ta kindlasti hoogu maha ei võtnud ja Rootsis juba pani täiega, et pigem on see ikkagi selles mõttes, et autoga kohanemine ja mingid raskuskohad autoga, et ega seal midagi muud ei ole, seal muud põhjust ei saa olla aga selles mõttes sõidab targalt, et kui tunneb, et ei ole pointi ja ei saa suruda, siis ei olegi mõtet suruda ja tegelikult ju päeva lõpuks 3. olla ei ole halb. Ja kui me võtame nüüd, et kuidas ta võrdluses tiimikaaslastega on, siis ta on ju konkurentsiltult parim mees Hyundaist. Jaa, kindlasti. Ja vaatamegi kogu Hyundai sõiteid vaadates, siis kõik on head sõitud, seal ei ole vahet, et kas võtame Evans või Neville, nad mõlemad võivad vabalt sõita võidu peale, et kuskilt see tuleb, miks nad ei sõida. Või võtame Oti või Ogier, et tõenäoliselt lihtsalt Toyotal on midagi paremat praegu. Et sellel tasemel ei ole nii, et ühel on käsi lahti sõitmata ja teisel ei ole. Et seal on ilmselgelt tehnikas või mingites otsustes. Sellel rallil siis ka kindlasti refi taktikas kuskilt see vahe tuleb sisse. Aga vaatame korraks videot ja vaatame, mida Ott ise ütles Jaan Martinsonile, kui sõidetud oli 3 esimest katset ehk siis kokku 5 katset. Ei ole läinud päev nii, nagu sa oleksid ilmselt lootnud? Jah, eks me alati loodame parimat. Ma ei tea, üleüldiselt ei saa öelda, et midagi otseselt pahasti oleks, et esimene katse jäälõigu peal iseenesest olime ettevaatlikud ja kindlasti eesmärk oli sealt läbi tulla, et see ei olnud võib-olla koht, kus rallit võita ja eks me kindlasti aktsepteerisime mingit kaotust, aga
aga järgmise 2 katse peale sellega ei saa päris rahul olla, et ütleme nii, et see tagasiside, mis ma nagu saan, see kuidagi ei tekita minust piisavalt palju enesekindlust ja tunnet, et kuidagi see piiride kompamine ei ole niivõrd lihtne. Aga kas nüüd pausi ajal saab midagi paremaks muuta, auto paremaks seadistada? Eks näis, kõik variandid on limiteeritud, et lõpuks auto on auto. Ega jah, meest naiseks ei muuda. Sest kui asjad korda saaks, siis siin kaotust ei ole ju palju ja võitlust oleks küll ja veel. Ei, ega see vahed kindlasti ei ole suured, et see täna on alles esimene päris päev, aga nagu ma ütlesin, et üleüldiselt jah, see enesekindlus, mis ma hetkel nii-öelda võimaldan endale, see ei ole võib-olla päris see, millega võiks võidu ees sõita, aga vaatame, mis saab, ralli on pikk ja kindlasti nüüd jälle olud muutuvad, kõik muutub, et siin on iga päev, iga ring, kõik on jälle uus. Ja mitte olud ei muutu, vaid iga päev, iga ring, vaid iga katse ja katse peal ka või mitu korda? Ja kindlasti, et või kas või siis ilma puhul, et udu, vihma, ilust päikesepaistet, et kõike saab ja veel rohkem saab pinnase oludest, et saad lund, saad jääd, saad kuivasfaldit, saad märgasfaldit, nii et 4 paari rehve võiks ideaalis kaasas olla. Mis sa ütled rehvide kohta, palju see rehvi valik ja rehvi taktika täna rolli mängis? Ei, tegelikult üldiselt oli mingi loogika paigas, mida tehti, et olid väiksed mingid jäälõigud ju tegelikult, aga midagi hullumeelset ei olnud. Et kui me nüüd usume seda ilmateadet, mis homme saama hakkab, nagu Jaan ütles, et -10 ja puhas vihma täna olnud. -10 vist oli pigem seal Monte Carlos viimasel päeval. Või tähendab just viimasel päeval, et kui me nüüd arvestame seda, mis tulema hakkab, et ma arvan, et need pigem oli täna olude poolest lihtsam ja rehvi valiku poolest lihtsam. Et homme tuleb kalkuleerima ilmselt rohkem hakata, et nagu seal WRC plussis üks Estberg ütles, et lumi tuleb niikuinii, et ta ei hakka ilmateadet vaatamagi, aga et lumi tuleb, ta lubab. No loodame, et tuleb. Meil on see loomulikult põnev ega sõitjatele kahtlemata ka, aga kes seda põnevust seal autos otsib, kes ei otsi, see on ise asi. Tänakul oli ka hommikul väike mootori probleem, ütles 4. katse järel, et nõelas ilma kurvides kaob võim. Millise probleemiga on sel juhul tegu? Ma ei tea, ma pigem arvan, et seal on mootori jõudust maha keeratud nendes libedates oludes, et kui seal jää peal oled, et äkki siis mingi mootori settinguga on jõudu natuke vähem kui olema peaks, et see ei olnud nüüd otsene mootori probleem äkki, et muidu ta ei oleks siin seda päeva tegelikult ikkagi nagu hooga edasi sõitnud. Pigem ma arvan, et see oli rohkem selline mappingu teema ja aju seadistus-teema, et mis aju nii-öelda mootoris seadega, kui palju jõudu autol on. No igatahes pärastlõunal me neid kaebus enam ei kuulnud, aga 5. katse lõpu osas juhtus veel üks selline huvitav moment Otil, mida Ott ise väga huvitavaks ei pidanud, pigem väga hirmsaks. Kuidas me selle kirjeldame? Natukene kiires kurvis läks lebisema lihtsalt. Jah, video pealt tundus päris moment ikka. Ma arvan, et autos tundus elullem. Ma arvan, et autos tundus jah tavaliselt väljast video pealt, et kui endalgi kuskil mingi moment on, siis seest vaatad, et nüüd on maailma lõpp, aga pärast video pealt vaatad ei olnud nagu midagi. Ta ütles, et ta nägi küljeaknast kurvi, et see ei ole tavaliselt hea märk. Tavaliselt võiks eest vaadata esiaknast, et tummine moment oli küll, midagi ei saa öelda ja et katse lõpp oli kindlasti sealt nagu korraks võttis nii-öelda hinge seisma, et pidi korra mõtlema, et kui palju vajutada järgmises kurvis. No oleks võib-olla katse alguses juhtunud, võib-olla oleks hoo küll väiksemad. Ja, seda mõtlengi, et korraks paneb mõtlema, et seal Montes just, et nendesse puudesse ja kraavidesse lennata iga aastaga ei taha. Nagu hoolimata sellest, tal oli seal 3. aeg, kaotas 12,1 sekundit Ogiele, et tegelikult kohati näitab ikka päris häid aegu ka. Ja, muidugi, selles mõttes on jumal okei. Et ilmselgelt täna, kui ta ütleb, et ta mugavalt ei tunne, siis see tempo, millega tuleb, on jumal hea, et ei saa üldse kurta ja ma arvan, kui ta samamoodi edasi homme paneb, siis on
kõik okei, no ega ta ei peagi võidu peale sõitma minema, et kui Ogier on ees, kes on, ma ei tea, 7-8 korda võitnud seda, et no ei tundu ka kõige mõistlikum mõte minna temaga seal võistlema, kui ise nagu hästi ei tunne seal autos, nii et samamoodi edasi homme, kõik on hästi. Aga Elvin Evans võitleb nii hästi, et on 7,4 sekundiga ees päeva lõpuks. Jah, aga ega ma arvan, et homme ta seal enam ei ole, et kui Ogier saab tänase viimase katsehooga jätkata, siis pikka pidu tal ei ole seal. Aga ei, no Evans, nagu me eile ka rääkisime, et Evansil on ilmselgelt väga konkreetne pilt silmes, mida ta see aasta tegema peab ja ma üldse ei kahtle ka, et ta seda teeb ja ta läheb tiitli nimel sõitma, nii et tegelikult on nagu hooaeg tuleb mega lahe, kus Evans, ma olen jumala kindel, et ta läheb tiitli peale sõitma. Ogier tahab 100% lõpetada oma karjääri tiitliga ja Ott Tänak tahab 100% minna oma tiitlit tagasi minna võtma. Ja veel Roompera, no, neid rallis on nii palju, mis talle sobivad, kus tal on eelist, et ta tahab ka veel, ma arvan, nagu minna ja näidata. Ta on noor vend, ma arvan, et teda nagu täna ei huvita see, et sõita seal 3. koha peal, et ta ikka tahab minna rünnata. No kindlasti tahab rünnata ka Thierry Neuville, aga ründamisest ei tule väga palju välja, kui sul kaardilugejaga kogemust all ei ole. No ta iga katse lõpus rõhutab küll, et see Martin Wiedhage on väga tubli ja super, aga aegades koostöö paranemine ikkagi väga ei kajastu. Pigem mitte jah, et ma ei oskagi midagi öelda. Kas see on nüüd kaardilugeja? Ilmselgelt on kaardilugejas ka asi, et kui sa võtad uue inimese kõrvale, siis mis iganes hetkel, kui sa seal 180-ga metsa vahel tuled, siis ei saa kindel olla, kas sealt kõrvalt tuleb ikka see kurvi info, kui sa pole taga kunagi varem sõitnud, et see kindlasti pidurdab hoogu, aga no selles mõttes, et see on alles esimene ralli, et siit head punktid võtta ja oluliselt lihtsamaid rallis on tulemas, nii et ega jah, on ka 5 vend tiitlimängus kindlasti sees. Muidugi. Tanis Ordo, no seal otseülekande kommentaarides Osberg ütles, et Sordo tundub olevat kadunud kuskil, et ei saa üldse nendele oludele pihta, ei saa autole pihta, kuigi ütleb, et autoga iseenesest midagi viga ei ole, lihtsalt enesetunne on nii kehv ja kindlus pole üldse. Päris üllatav jah, et tegelikult mis iganes rallis me oleme vaadanud, kui ta on sõitnud eelmine või üle-eelmine aasta, et pigem ta on nagu domineerinud kõike minu meelest, et kui ta on midagi sõitnud, siis ta on vähemalt võidu peale võidelnud. Et see on praegu üpriski huvitav olukord jah, et tal on kogemus kindlasti siit kõvasti, aga jah, kuidagi ei tule täna. No muidugi viimane katse oli päris okei. Jah, 1,3 sekundit. Äkki saab mingi hoo üles nüüd ja sai mingisuguse pildi ette, mida teistmoodi teha. Aga äkki liiga hilja, sest vahe on juba 1,49,6 esiotsaga. Ma ütleks, et Monte, see ei ole midagi või see on Monte, et isegi võit on võimalik. No WRC2 arvestust pika puuga on juhtimas Andres Mikkelsen, kes siin mahub üldarvestuses lausa 7. kohale. Mikkelsen võitleb endale järgmiseks aastaks WRC kohta või? No see on tal eesmärk. Ütles, et kõik, mis ta sõidab, et ta peab domineerima ja praegu ta ilmselgelt teeb seda. Nii et, aga kuhu ta seda kohta saada võiks... Pigem on kahtlane. Peab vabanema mõni koht. Midagi vabanema jah, et ta kindlasti peale ei hakka sellest maksma, et ta sõita saaks. Ja siis on jälle küsimus, et kas vabaneb Hyundai's mõni sõitekoht, kuhu ta ei läheks niikuinii, sest sealt alles tuli ja seal ta ei saanud hakkama. Toyota sõitekoht vabaneb. Ogier läheb. Kas koht sinna või M-sporti ja väga palju valikut ei olegi ja kui M-sport, ma ei tea isegi, mis management Mikkelsenil taga on, et kas seal on mingit rahasid ka taga või ei ole, ühesõnaga, kui M-spordil mingisugusest ulmelist raha kuskilt ei tule, et ta suudaks Mikkelseni ilma rahata sõidutada, siis on ainuke variant Ogier asemele Toyota. No räägime ühest M-spordi mehest ka, kes siin WRC klassis veel rajal on, võib-olla hästi kiirelt, et Gus Greensmith 10. kohal kokkuvõttes
ja kaotus 5 minutit 10 sekundit, see ütleb kõik. Ja pigem küll. Ei oskagi nagu ta kohta selles mõttes midagi öelda, et tegelikult on nagu suht tubli öelda selle WRC autoga eelmine aasta, et kohanes küll ja oli erinevaid rallis, kus ta näitas päris head hoogu. Praegu on ikka nagu häbiväärselt halb see hoog, et olgu kas kõige aeglasem WRC auto, aga R5 autosid ei tohiks endast ette lasta, nii et veits kehv lugu muidugi. Kiirelt Takamoto Katsutas ka 3. Toyota, isegi 4. Et püsib ilusti rajal. Mõnel katsel surub, viimasel katsel oli siin lausa 4. Et eelviimasel 5, et õpib kenasti katselt. Ja, et tegelikult minu meelest see mingisugune pöördepunkt oli tal eelmise aasta seal Estoniast või alates, et sai nagu mingisugused päris hea tempo kätte ja et mingi arusaama, kuidas teha. Et hooaja lõpetas ka ju veel see katsevõidu viimaselt rallilt. Nii et tal kindlasti hoogu on, teab, mida tegema peab, aga see kohanemine võtab tal iga ralli päris palju aega, et me oleme iga ralli seda näinud, et pool rallit ta saab seal nagu ulme kalendriga. Teise poole ta paneb jumala heas tempos, et eks ta kogemust ka vähe, eks ta võib-olla siis, ma ei tea, harjub oludega või üritab mingit enesekindlust leida sealt, aga praegused viimased katsetulemust küll väga head, et eile oli mõlemal katsel spinnis ja kaotus oli mega suur, aga praegu ei saa küll midagi halba öelda, et tuleb kenasti ja kui ta homme võtab Mikkelseni ära ja suudab sama hooga jätkata, siis ei ole midagi hullu. Aga võtame siia saate lõppu kiirelt küsimuste vooru ka. Meil saab siis küsimusi esitada aadressil 6kaik@delfi.ee ja kui on vähegi asjalik küsimus, siis me üritame siin Rolandiga vastuseid leida. Esimesena tuli selline küsimus, et kas FIAs on kunagi juttu olnud, et muuta punktiarvestus selliselt, et iga kiiruskatse võidu eest saaks ka 1 punkti? Ma arvan, et juttu on kindlasti olnud seal laua taga sellest. Lihtsalt juba sellepärast, et junior WRC-s selline süsteem on ja toimib ja on väga põnev ja on tiitleid valusalt käest võtnud, näiteks Egon Kaurilt. Aga miks sa arvad, et miks seda WRC-s pole jurutatud või isegi proovitud mitte? See on selline suhteliselt tummine asi, mida teha. See tähendaks, et iga ralli läheb umbes, ma ei tea, ütleme 20 punkti jämedalt veel jagamisele. Ja kui sa ralli võidu eest saad palju, 25, siis põhimõtteliselt läheb katsevõitudega läheb veel 20 jagamisele. See on päris karm, eriti kui autoga juhtub midagi juba päeva alguses on. Et mina isiklikult, mulle see junior WRC ajast ka ei meeldinud see süsteem. Lihtsalt tehniliste põhjuste pärast, et kui kas või Walesi ralli esimesel katsel mul läks pool telk katki tehnilisel põhjusel, siis suure tõenäosusega nagu ongi kõik. 20 punkti jagatakse kuskil teiste sõitjate vahel ära, pluss ei saa ralli eest täit punkti, ongi kõik. Et minu jaoks on see ei ole mõistlik, aga küll seda arutatud kindlasti on. Tegelikult on veel huvitavaid punktijagamissüsteeme. On Euroopa meistrivõistluste sarjas on siis jagatakse päeva top 5-le, ma ei tea, mis top 10-le jagatakse punkte, et erinevaid asju on küll lahedaid, aga võib-olla see võiks olla nii, et pühapäevaste katsetel saab neid punkte iga katsest, mitte kogu ralli. No tegelikult mina ajakirjaniku julgustan küll FIAt sellist sammu proovima vähemalt eksperimendi mõttes mingil rallil, sest see on nagu iluuisutamine või see kiiruuisutamine. Saskia Alusalu ju võitis ka 4. koha olümpial tänu sellele, et ta läks vahefinišeid püüdma. Jah, ei, selles mõttes me vabalt ju võime täna seda isegi teha ja kirjutada iga sõitja taha siis katsevõitudest punktid ja hooaja lõpus saame vaadata, kas pilt muutus või mis seis on. Jah, me saame seda isegi ajaloos teha. Jah, et seda on nagu iseenesest põnev oleks seda teha ja vaadata, kas midagi muutuks ja kui palju muutuks. Et võib-olla järgmiseks ralliks teeb selle ära ja vaatab, kas see oleks mõistlik või ma ei tea, või oleks pilt täiesti sassis. Teeme selle ära. Teine küsimus, rohkem täna ei võta, jätame mõned küsimused homseks ka, sest homme
ainult 3 katset ja midagi tuleb ikkagi rääkida ka. Teine küsimus, kas praegustel WRC autodel või madalama kategooria autodel on mingid juhiabid, ehk siis ABS, veojõu kontroll, ehk siis kas elektroonika aitab teel püsida? Ei aita. Kahjuks või õnneks ei aita. Pigem õnneks, et suht keeruliseks võib selle auto juhitavus minna jässel, et kui ise teed kõike järsku hakkab elektroonika sinust midagi tegema, et seda ei ole jah. Ei ole mingit elektroonikat, juhi abi ei ole peal. Aga nagu juba siis mainitud, homme ainult 3 katset, algab päev nagu ikka üsna vara, 7.30 Eesti aja järgi, natuke hiljem kui täna, aga mida me homsete katsete kohta teame? Me näeme, et ühte katset, mis on 18 kilomeetrit pikk, läbitakse seal 2 korda ja ühte 20 kilomeetrist katset 1 korra. Palju sina oled kursis, mis homsed teed toovad? Ma ei ole katseid nüüd läbi vaadanud täpselt, mis iseloomuga katsed on, aga ilma poolt kindlasti, et saab olema põnev. Saab olema pigem, kui eile öeldi, et reede saab olema selline, kus kõik ära vormistatakse juba. Tegelikult, nagu ma ütlesin, et ei vormistata midagi ära. Et homme võib see päev olla, kus tulevad vahed sisse ja mingisugune selgem pilt saab ette ja pühapäev siis ole näha, mis tuleb, aga homme kindlasti saab olema päris selline võtmepäev, et refistrateegia tuleb kindlasti saab olulisem olema kui täna, ma arvan. Ja eriti kui selle lund peaks tulema veel. Just, et eks siis vaatame ja lund kõik lubavad. No selline päev, et 57 kilomeetrit ainult päevas sõidetakse, sellist päeva viimastest aastatest ei mäletagi. Pigem jah, sellised 157 päevad on, et 57 tõepoolest ei mäleta, veider päev. Ja viimasel päeval 54 kilomeetrit, no selliseid lühikesi viimaseid päevi oleme näinud küll ja seal on isegi 4 kiiruskatset viimasel päeval. No sinna jõuame, pühapäev tundub olevat veel mägede taga, alpide taga. Ja, just, et ega pühapäevaks ka midagi lihtsaks jääta sõitjatel, et Jaani jutust juba, et mis ilm tegema hakkab ja mägedest alla sõita seal kindlasti saab olema eriti põnev pühapäev. Pole ammu sellist tummist pühapäeva näinud, ma arvan, rallidel, et kui jäetakse juba otsustamiseks midagi viimasele päevale ja sellised raskete katsete peal, siis ma arvan, et rallifänn võib väga rahul olla. Mis me spekuleerida saame stardijärjestuse koha pealt? Me teame, et Lube katkestas viimase katse piltide järgi oli ainult ots sodi, et tegelikult puur tundub olev terve ja nüüd on ainult, et Hyundai otsustada, kas mees tuleb tagasi rajale või ei tule, et mis kohalt me üldse Otti homme startimas näeme? Ma ei tea, kiire matemaatika tuleb teha, aga Lube kindlasti stardib, seal oli lihtsalt väike kokkupõrge väikse mäega, ega midagi muud ei olnud. Ja Lube pani katse seisma ka, et rohkem aegu sellel 7. katset pole tund. Kas ta mitte Monsas ka ei pannud katset seisma? Pani küll. Ja Greensmith pani järgi peale teda, Paugu. Ja oli küll, jah. Et 2 rallit. Mitte just väga hea kuulsus. Tal on veits keeruline, sest Estonial ta katkestas ja midagi veel, et palju pole sõita, aga katkestanud on palju. Aga ma ei tea, siis tagantpoolt 3. tuleb ette. Jah, ega kõige ideaalsem stardi koht ei tundu, arvestades, et täna esimesed autod võtsid ikka korralikult seda kruusa tee peale. Ega lihtne ei saa olema, olenebki, mis see ilm öösel teeb ja kui palju seda miinust tuleb ja kui palju lund tuleb, et mis olud seal olema saavad. Ja kui lumi tuleb, siis on jällegi teistpidi, et võib-olla isegi kasulik. Just, et pigem las poisid ärkavad öösel üles ja lähevad sinna servispargi poole, siis teevad ega nad ei tea ise ka, ma arvan, mis neid homme ees ootab. See on lihtsalt puhas oletus praegu. Seal muutub kõik liiga kiiresti, et ma arvan 10 tundi ette teha midagi. No me võime eksperimendi korras vaadata, mis see ilm homme kas või Google'i andmetel on, et kapis all on 3 kraadi ja lumi, see tähendab, mida ülesse poole, seda väiksemaks need kraadid lähevad, et üleval on seal miinuses juba. Jah, selles mõttes, et lumi jääb maha.
lumi jääb maha ja selles mõttes see teeb pigem võib-olla refi strateegia lihtsamaks, et sa pead minema niikuinii kas lamelliga või naelaga. Oleneb muidugi, mis 3 katset on neid sõita seal vahet jälegi, sa pigem sellisel olul tuleb ikkagi nagu panna rõhku selle lumise ja jää peale refi valikul, et kui sul on, ma ei tea, 50-10-15 kilomeetrit asfaldit, siis sa ei hakka asfaldi refi panema alla. Et refi valiku võib-olla teeb lihtsamaks, aga olud on kindlasti mega keerulised ja eriti kui seal vahepeal hakkab mingit asfaldi osa viskama ja need naelad ja lamellid läbi sõidad. Et ma ei tea, kas tire fitting zone'i on seal vahepeal, ma arvan, et ei ole 50 kilomeetri peale, seda ei ole pointi teha lihtsalt. Või tähendab, service park on vahel meil. Service park on vahel. Nad saavad enne viimast, jah. 2 katset, jah. Et 2 katset nad panevad ühtede refidega. Igatahes saame näha. Jah, suht põnev saab igal juhul olema. Aga selge, sellega me tänase rallipäeva jutud lõpetame. Jälgi ikka Delfi ralliblogi ja Delfi ralli uudiseid. Oleme homme peale viimast katset jälle eetris. Püsige terved ja head õhtut. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.